Neil on värsket teavet nii Joseph Duggery ja tema naise Kendra kriminaalasjade kohta kui ka Josephi venna Joshua kohta, sest nüüd ähvardab Joshuat veelgi pikem vanglakaristus. Aga meil õnnestus vestelda nende nõbu Amy Duggar Kingiga. Millised on tema mõtted, tunded ja arvamused kõige kohta, mis viimastel kuudel on juhtunud? Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Nagu te teate, oleme jälginud Duggari perekonda puudutavaid kriminaalasju ja natuke hiljem kutsun saatesse Amy Duggar Kingi, et kuulda tema vaatenurka kõigele sellele. Kuid 31-aastane Joseph Duggar seisab süüdistustega silmitsi kahes erinevas osariigis. Floridas on 19 Kids and Counting staarile esitatud süüdistus raskes kuriteos, mis puudutab alla 12-aastase ohvri sündsusetut ja nilbet ahistamist ning nilbet käitumist, mida on toime pannud vähemalt 18-aastane isik. Need on taas süüdistused. Väidetavalt kuritarvitas ta seksuaalselt 9-aastast tüdrukut perepuhkuse ajal 2020 aastal. Ta vabastati Florida vanglast pärast $600,000 suuruse kautsjoni maksmist. Kuid samal ajal seisavad tema ja tema abikaasa, 27-aastane Kendra, silmitsi süüdistustega ka Arkansas'es. Nüüd ilmselt selle käimasoleva uurimise raames süüdistavad võimud neid seal väärtegudes. 4 teise astme alaealise heaolu ohustamise süüdistuspunkti ja 4 teise astme ebaseadusliku kinnipidamise süüdistuspunkti. Pole täiesti selge, millega see kõik seotud on, kuid tõenäoliselt on see seotud nende 4 lapsega, nagu on teatatud. Ja muide, mul võib kohe tekkida parem arusaam, millega tegu on, aga ma ütlen teile. Näiteks ajakiri People teatas, et perele lähedane allikas ütles neile, ma võin teile öelda, arrestimine oli koduinspektsiooni tulemus ning ukselukud olid ustel välisküljel. Me ei saa seda 100% kinnitada, kuid me teame, et ta vabastati kautsjoni vastu. Ta on vabastatud. Nad on kõigis neis süüdistustes end süütuks tunnistanud. Ja väidetavalt ilmuvad nad nende Arkansas'e süüdistuste tõttu esimest korda kohtusse 10. augustil. Nüüd on meil uus teave. Kendra on taas oma lastega kokku saanud pärast seda, kui kohus tühistas kehtestatud suhtlemiskeelu. People'i sõnul ei tohi Joosep muide endiselt oma lastega järelevalveta suhelda, arvestades Florida osariigi süüdistusi. Travis Story, Kendra ja Giuseppe advokaat, väitis kohtudokumentides, et Kendra oli keelatud oma lapsi näha. Alates 20 märtsist on väidetavad ohvrid, tsiteerin, väljendanud soovi Kendraga ühendust võtta. Nii et öeldes väidetavad ohvrid kinnitatakse justkui, eks ole, et need lapsed on need, kelle kohta need Arkansas'e süüdistused käivad, eks. Jätkab, tsiteerin, et Kendra on täitnud kõiki kontakti keelava korralduse tingimusi ega ole toime pannud ühtegi rikkumist. Ja samuti väitis, et kontakti keelava korralduse jätkuv jõustamine takistab kvalifitseeritud sõltumatute asutuste poolt vajalike hindamiste läbiviimist, mis on vajalikud juhtumi lahendamiseks ning kaitstavate isikute jätkuva turvalisuse ja heaolu tagamiseks. See paneb mind mõtlema, kas siin võiks olla mingi kokkuleppe võimalik ja see asi ei pruugi kohtusse jõuda. Nüüd nõustus ringkonnakohus korralduse tühistamisega ning lisas, et Arkansas'e Inimteenuste Amet hakkab järelevalvet teostama, suhtlema ja hõlbustama Kendra ja laste taasühinemist. Seda silmas pidades oli mul tegelikult võimalus kiiresti intervjueerida Courtney Clemeni, kes on seksuaalkuritegude ja perevägivalla prokurör. Kuulake. Courtney, aitäh, et leidsid aega. See suhtlemiskeeld. Määrus, mis takistas Kendral oma 4 last nägemast, tühistati. Kas see on sellistes juhtumites tavaline? Ma mõtlen, kui võrrelda tema süüdistusi sellega, millega tema abikaasa teises jurisdiktsioonis silmitsi seisab, siis see on üks asi, aga kas sellist asja on tavaliselt näha? Ma ütleksin, et kindlasti. Süüdistused, millega Kendra silmitsi seisab, ei ole tema laste otsene seksuaalne väärkohtlemine. Tavaliselt, kui sellised juhtumid aset leiavad ja teist vanemat süüdistatakse, nimetatakse seda tavaliselt lapse heaolu ohustamiseks. Ja vanemate õiguste lõpetamine on väga raske. Ja kuna kuriteod ei olnud tema enda laste väärkohtlemine, siis lähenemiskeelu tühistamine on mõistetav, kuid seda saab hiljem ka perekonnakohtus muuta. Lubage mul seda korraks vaidlustada, kuna me ei tea täpseid asjaolusid ega süüdistusi, mis tema süüdistustega seotud on. Oletame, et need puudutavad tema enda lapsi. Aga kas see muudaks analüüsi? Kas võiks olla olukord, kus isegi kui talle esitatakse süüdistus väidetava tegevuse või käitumise eest oma laste suhtes, võiks siiski suhtlemiskeelu tühistada?
Ma arvan, et igas kriminaalasjas, mis algab lapse väärkohtlemisega ja kus süüdlaseks on lapsevanem, kehtestatakse kohe suhtlemiskeeld. Siiski on see kaitsemäärus peaaegu alati, sõltuvalt jurisdiktsioonist, tavaliselt perekonnakohtu poolt muudetav. Nii võib kriminaalkohtus olla suhtlemiskeeld, kuid seejärel saab minna perekonnakohtusse ja taotleda vähem piiravat kaitsemäärust, mis keelab vaid kahjustava käitumise, kuid lubab lapsega suhelda. Või saad järelevalve all toimuvad kohtumised. Sul võib olla kolmas isik kaasas, kui kohtud oma lapsega. Lapsevanemad puudutava kaitsemääruse lõpetamine on väga-väga keeruline. Olgu, enne kui me sellega edasi läheme, pean ütlema, et see on veidi ootamatu pööre, aga ma arvan, et kindel viis hea riietuse rikkumiseks on katkine ja kulunud vöö, eks. Siin tulebki mängu Anson Belt and Buckle, see on väga suur asi. See on pereettevõte, mis on täielikult ümber mõtestanud, kuidas vööd peaksid töötama. Alates 2009. aastast, sest aukude asemel kasutab Anson mikroreguleeritavat rööpasüsteemi veerandtolliste sammudega. Nii et sinu vöö sobib ideaalselt ja kohandub sinuga kogu päeva vältel. Olgu sa istud, seisad või liigud ringi, sa näed alati stiilne välja ja tunned end suurepäraselt. Vaata seda, tumesinine vöö. Tumesinine vöö. Kas sa tead, kui raske on leida sellist tumesinist vööd? Nii et need pole mitte ainult stiilsed, vaid iga rihm ja pannal on omavahel vahetatavad. Nii on sul alati vöö, mis sobib ideaalselt sinu riietusega. Neil on ka üle 40 000 viiederni arvustuse. Nad pakuvad eluaegset garantiid. Ja kuna Anson on tänane sponsor, siis klõpsa alla oleval lingil või skaneeri QR-koodi, et koostada endale kinkekomplekt koos 2 tasuta lisatükiga, pannal ja rihm, täiesti tasuta. See tähendab 3 pannalt ja 3 rihma, mida saab omavahel kombineerida 9 erinevaks vööks. Kõik ühes karbis. Klõpsa lingil pane oma komplekt kokku ja uuenda oma vööde valikut juba täna. Ja enne kui ma jõuan oma intervjuuni Amy Duggar-Kingiga, tuli välja veel üks uudis, millele ta samuti reageerib. See puudutab Josh Duggarit, kes kannab 12-aastast vanglakaristust laste seksuaalse kuritarvitamise materjali vastuvõtmise eest. Väidetavalt peab ta nüüd veetma vanglas veel 2 lisakuud, mis lisatakse tema karistusele, ning tema vabastamine on nüüd planeeritud 2. veebruarile 2033. See on Ameerika Ühendriikide vanglate büroo andmetel, nagu teatab People. Nii ütles Joshi advokaat Bo Brindley People'ile, ütles väljaandele, tsiteerin. Sellise väikese kõrvalekalde põhjuse teadmiseks pole mingit võimalust, lisades, et see võib olla tingitud programmi kättesaadavusest, mis on täielikult vangide kontrolli alt väljas. Seega ei tähenda see tingimata mingit rikkumist, eks, või et ta oleks midagi valesti teinud. Ja see toimub ajal, kui Josh on jätkamas oma 4. apellatsiooniga oma süüdimõistmise vastu. Tegelikult keeldus Ameerika Ühendriikide ülemkohus hiljuti 2024 aasta juunis tema apellatsiooni arutamast. Aga nüüd pöördun tema nõbu Amy Duggar-Kingi poole, kes väidab, et teda on pandud üksikvangistusse. Tal on mõtteid selle vanglakaristuse pikendamise kohta. Tal on mõtteid ka olukorra kohta, mis areneb Kendraga ja Josephiga. Mul oli võimalus temaga maha istuda ja temalt selle kohta kõike küsida. Amy, tore siin näha. Suur tänu, et aega leidsid. Tõesti, väga hindan seda. Ma kujutan ette, et see on sinu ja su pere jaoks uskumatult raske ja segane aeg. Tahaksingi sealt alustada. Kuidas sul läheb? Kuidas su perel selle kõige keskel läheb? Ja ma arvan, et see on nagu õudusunenägu, mis ei lõpe kunagi. Ja seetõttu püüan teha kõik, mis võimalik, et aidata endal vaimselt selge olla. Ja minu vaimne tervis on mulle tõesti oluline. Seega keskendun oma pojale, abielule, meie elule ja väikesele perele ning emale. Ja ausalt öeldes aitab see mind sellest kõigest läbi. Ma õpetan oma last kodus, olen väga hoolitsev ema. Tal on palju mängukohtumisi, palju selliseid asju, nii et ma lihtsalt püüan end tegevuses hoida ja mitte keskenduda kõigile nendele detailidele, mis ilmselt ees ootavad. Kas paljud inimesed on sinuga ühendust võtnud ja küsimusi küsinud? No mõtlen, kuidas see olnud on? Väga paljud inimesed on minuga ühendust võtnud, sõbrad on toonud mulle lilli ja kinkekaarte ning olnud lihtsalt nii armsad. Ma tunnen, et siin on nii armastav kogukond. Mu sõbrad on mu väike sisering ja ma lihtsalt armastan neid nii väga. Ja just neid inimesi ma mõtlesingi neid, kellega ma jagan oma sisemisi mõtteid. Ja ma tean, et nad on alati minu jaoks olemas ja aitavad mind sellest läbi. Nii et ma pean lihtsalt sellele toetuma.
Teie perekonnast on aastaid nii palju räägitud ja praegu räägitakse sellest väga palju. Mis sa arvad, mis on praegu suurim eksiarvamus või vale arusaam, mis inimestel on, olgu see sinu pere või üldiselt Tagarite perekonna kohta? Mis on see, mida sina, kui sul oleks võimalus, ütleksid, et kõik saavad valesti aru? Mis sa arvad, mis see on? Ja ma arvan, et see taandub tegelikult IBLP praktikatele. Ma usun, et see on see, mida minu pere on aastaid ja aastaid uskunud ning nad on neid õpetusi järginud. Ja ma tõesti arvan, et inimesed arvavad, et see on jumalakartlik. Inimesed arvavad, et see on õiglane ja seetõttu usun ma ausalt, et IBLP ususüsteemi raamistik on nii sassis. Ja ma arvan, et inimesed tahavad uskuda seda, mida neile telekas näidati, aga nad ei taha uskuda teist poolt, eks. Nad tahavad uskuda seda, mida neile kõik need aastad on näidatud. Nii et tead, alati on olemas toetajad ja need, kes näevad asja selgelt ja näevad neid sellisena, nagu need tegelikult on. Lihtsalt selle teema laiendamiseks, nende süüdistuste põhjal, millega Joseph ja Kendra silmitsi seisavad, ja need on praegu vaid süüdistused. Kohus pole neid süüdi mõistnud. Kendra vastu esitatud süüdistused on väga erinevad Josephi omadest. Ma mõtlen, et Arkansases seisavad nad silmitsi sarnaste süüdistustega. Kas sa arvad, et see võib potentsiaalselt rolli mängida selles, milles neid süüdistatakse? Ma arvan, et see mängib kindlasti rolli. Väidetavalt. Ma loodan, et see ei ole tõsi. Ma loodan, et kõik need süüdistused ei vasta tõele, aga ma usun, et on põhjus, miks lapsed ära võeti. Ma tõesti usun, et selles loos on rohkem ja me alles nüüd hakkame seda avastama. Ja see võtab aega, et kohtuistungid on mitme kuu tagant. Ja ma tunnen, et me kõik oleme nagu tulistel sütel, kui ootame rohkem infot ja otsuseid. Ja lihtsalt seda nii palju, see lihtsalt kestab edasi, see on käimas olev uurimine. Ja mulle ei meeldi, et see on keegi, kellega ma olen sugulane. Kas sa oled nendega rääkinud või millal sa viimati rääkisid Josephi või Kendraga? Ei, tegelikult ma ei ole nendega juba päris kaua rääkinud. Kui Jos arreteeriti ja ta läks vanglasse enne oma esimest skandaali, seda, mis tegelikult puudutas tema õdesid ja seda suurt skandaali, ma rääkisin temaga otse ja ütlesin ausalt, mida ma selles olukorras tundsin. Ja ma kirjutasin sellest oma mälestust raamatus Holy Disruptor. Rääkisin tõesti kogu selle Steeni loo. Ma kirjeldasin seda inimestele tõesti põhjalikult, et nad mõistaksid, mis tegelikult toimus. Ja sel hetkel sain ma aru, et minu arvates ei olnud see suur maja, tead küll, mu nõbumaja, minu jaoks turvaline koht. Ja ma pole sinna tagasi läinud. Ja see hõlmab ka kõiki, kes Joshile toetust avaldasid. Kahjuks minu arvates näitasid need nõud, Joe ja kõik teised tol ajal tõesti oma toetust Joshile. Ja ma pidin seadma väga selged piirid ning ütlema, et ma ei saa toetada kedagi, kes toetab seda meest. On olnud selged piirid, ma ei ole tegelikult nendega rääkinud ilmselt juba 5 aastat. Oh, wow. Aga kuidas on teiste pereliikmetega? Kas sa suhtled kellegagi veel? Nii, et mina ja Jill oleme väga lähedased. Jill on keegi, kellele ma tõesti saan toetuda ja tema toetub mulle ning ma hoian tema lapsi, meil on tõesti suurepärane sugulussuhe. Ma arvan, et ta on saanud palju selgust ja palju teraapiat ja ma arvan, et see on talle tõesti hästi mõjunud, et ta näeb asju sellisena, nagu need on. Ja me oleme saanud erinevatel tasanditel ühendust leida, kuidas me teatud asjade suhtes end tunneme. Aga mis puudutab kõiki teisi, siis ei, minu piirid on väga kindlad ja need on seal põhjusega. Mida sa arvad sellest, et kohus on nüüd tühistanud selle suhtlemiskeelu, nii et Kendra võib nüüd jälle oma lastega suhelda? Ma tõesti loodan, et lapsed on igas mõttes turvaliselt hoitud. Ma ei usu, et saab valikuliselt otsustada, kuidas laste turvalisust, kaitset ja hoolt tagada. Nii et ma loodan, et nende eest hoolitsetakse kõige kõrgemal tasemel. Ma ei oska rohkem öelda, ma ei tea tegelikult, mis juhtus, sest me ikka veel ei tea tema kohtuistungi ja kõige selle tõttu, mida me tegelikult ei tea. Ma tean, et ta on tingimusi järginud, ma tean, et ta on, ma arvan, et ta on nendega kontaktis, selles olen ma kindel, ma olen kindel, et see toimub. Ja ma lihtsalt soovin neile kõike head ja ma loodan, et Kendra saab abi kõiges, millest abi vajab ja teraapiat selles, millest ta seda vajab. Kas sa tead, kas teised pereliikmed aitavad sel ajal Josephit, Kendrat ja lapsi? Ma ei tea midagi, mulle ei ole mingit infot antud, aga ma olen kuulnud kuulujuttude kaudu, et see on nii.
mis oli sinu reaktsioon, kui need süüdistused avalikuks tulid? ma arvan, et kui need süüdistused esimest korda avalikuks tulid, siis ma olin täiesti murtud südamega. Ja nüüd see, et väidetavalt võib see olla Joe. Ma armastasin teda, ma tõesti armastasin teda. Ta on nii armas, no vähemalt nii palju kui mina teadsin, nii armas inimene, keegi, kellele inimesed tõesti toetusid. Väga naljakas, väga sõbralik, suur kaisukaru, teadis, kuidas olla, tead küll, lihtsalt ta oli tõesti tagasihoidlik ja lahke. Ja see, et see on Joe, see lihtsalt murrab mu südame täiesti teisel moel. Nagu ma ütlesin, see on õudusunenägu, mis ei lõpe ja ma loodan ja palvetan, et rohkem neid ei tuleks. Aga samal ajal olen ma aus ja ütlen teile otse, et tõenäoliselt siiski tuleb. Kui sellel korraks peatuda, siis kas sa vaatasid seda olukorda ja mõtlesid, et paljud inimesed, kui keegi pannakse kuriteos süüdistuse alla, vaatavad tagasi oma suhetele selle inimesega ja märkavad midagi, mida nad varem ei näinud või millele nad ei pööranud tähelepanu. Nüüd vaadatakse seda hoopis teise pilguga. Jällegi, need on süüdistused. Süüd pole tõestatud. Väga tõsised süüdistused. Kas sa mõtled tagasi ja ütled endale, minu suhtluses temaga, meie ühises minevikus, on olnud paar korda, kus olen midagi näinud või temalt kuulnud, mida nüüd võib-olla vaatad hoopis teise pilguga. Ma ei usu, nagu ma ütlesin, iga kord, kui ma temaga koos olin, oli see siis, kui me filmisime. Nii, et tegelikult see on väga huvitav. Mul on küll suur perekond, aga me ei olnud väga lähedased. Nad ta tundnud mind inimesena. Nad teadsid mind ainult selle kaudu, mida neile lubati näidata. Ja nii ma tundsin neid ainult väga pealiskaudselt. Isegi pärast aastaid, mil nad minuga koos filmisid ja kõiki neid asju, mida me koos tegime ning mina koos nendega filmisin, tundsin ma neid tegelikult ainult pealiskaudselt. Juttu tuli ilmast, rääkisime, kui ilusad nende seelikud olid. Meie vestlused olid sellised, nagu meile öeldi, millest rääkida. Nii et me ei arutanud kunagi tegelikult seda, millega me raskustes olime või mida me õppisime või lihtsalt seda, kes me tegelikult oleme. Ma ei teadnud isegi nende lemmikvärvi, kui see annab sulle aimu, milline see suhtluse tase oli. Ja ma arvan, et kuna ma pole 5-6 aastat nende läheduses olnud, siis võib palju muutuda. Inimene võib muutuda. Ma ei usu seda. Nüüd siin on see, mida ma ei usu. Ma ei usu, et keegi 25-aastaselt läheb rannapuhkusele ja otsustab lihtsalt niisama perepuhkusel muutuda kollektiseks, väidetavalt. Ma ei usu, et see on millegi algus. Ma arvan, et me peame vaatama põlvkondade vahelist traumat. Sa pead vaatama mustreid ja neid katkestama. Ja seda ma olen pidanudki oma perega tegema, ütlema, et piirid on väga olulised ja ma ei luba sellel oma lähiperet mõjutada. Ma hoian nad turvalisena ja säilidan rahu. Ja ma seisan lihtsalt tõe eest, seisan selle eest, mis on õige. Ja ma ei tea, kust see algas Joe'ga, ma ei tea, kust see algas Joshiga, aga mul on palju küsimusi nagu kõigil teistelgi. 100%. Ja ma ütlen sulle ühe asja, mis mind üllatas ja ma olen uudishimulik. Milline oli sinu reaktsioon sellele? Ja võib-olla ma vaatan seda valest küljest, aga pärast tema arreteerimist ja süüdistusi olen ma näinud mitmeid pereliikmeid avaldusi tegemas, kus ei öeldud, et ta on täiesti süütu, et ta ei teinud seda. Tundub, et nad vähemalt tunnistavad, öeldes küll, et ta on süütu seni, kuni tema süüd pole tõestatud, aga nad justkui ütlevad, et ta tegi seda. Ja nad loodavad, et ta paraneb ja loodavad, et ta õpib sellest. See üllatas mind natuke. Ma mõtlen, kas sina nägid sama asja, kus nad ütlevad, et jutt käib selles juhtumis ohvrist. Nad ei ütle isegi väidetav ohver. Nad ütlevad ohver ja et ta vajab abi. Ma arvasin, et see oli huvitav näha sellist reaktsiooni perekonnalt. Ma arvasin ka, et see oli väga huvitav. Ma nägin oma onu reaktsiooni, ma nägin mõnede vendade reaktsioone. Ma arvan ka, et see on huvitav, sest jah, nad näitavad toetust, et ta saaks abi ja et ta pääseks või muudaks oma käitumist või mida iganes. Aga samal ajal olen ma kuulnud, et kulisside taga toimub palju toetusavaldamist. Ja ma loodan, et need kommentaarid ja toetavad e-kirjad, mis saadetakse meediale ja kõigele sellisele tõesti jäävad püsima. Sest ma loodan, et see ei ole lihtsalt PR-trikk. Oige. Ja, mul on selline tunne.
meedia võib asju väänata ja mul on tunne, et ma mõtlen, väidetavalt võivad nad asju väänata ja ma lihtsalt loodan, et ta saab karistada. ma loodan, et see on selle jaoks, milleks Mis iganes see ka poleks, kui ta on süüdi ja ta on neid asju teinud, siis karistage teda täie rangusega. Amy, ma pean sult küsima Joshua kohta. See oli huvitav. Tema vanglaaega on pikendatud. Väidetavalt pandi ta üksikvangistusse. Sa usud, et tead, miks see juhtuseks? Ma arvan, et tal oli mobiiltelefon. Kas see pole nii? Ja tal oli veel üks mobiiltelefon. See pakub mulle huvi, sest olen näinud mõningaid uudiseid, kus vihjatakse, et me ei tea, millised võimalikud rikkumised olid. Kas teil on rohkem teavet selle kohta, kas rikkumisi oli või miks seda pikendati või mis siin juhtus? Sest ma ei usu, et meil on ametlikku põhjust öeldud. Ei, ma ei usu, et meil on ka ametlikku põhjust öeldud ja isegi teate, ma panin selle oma sotsiaalmeediasse, sest kõik pöörduvad minu poole vastuste saamiseks, kuna ma olen see, kes alati otse ütleb ja nad ütlevad, kuule, sina olid seal, räägi meile rohkem. Ja ma mõtlen, ma saan teada täpselt samamoodi nagu teiegi. Ma arvan siiski, et see on tõenäoliselt seotud mobiiltelefoniga. See on lihtsalt minu arvamus, see on minu oletus ja seda on varemgi juhtunud. Teate, ma tõesti usun, et ta arvab, et ta on seadusest kõrgemal. Ma arvan, et ta mõtleb, et võib ükskõik millega pääseda. Teate küll, ma olen Josh Duggar, teate see kogu teema. Ja ma arvan, et see viib tõenäoliselt languseni ja ma arvan, et see oli tõenäoliselt mobiiltelefon. Mul ei ole selle kohta mitte mingit tõestust. Aga see paneb lihtsalt mõtlema, kes talle selle andis, kuidas ta selle sai ja mida ta sellega teeb, mida ta otsib. Mul on küsimusi, mul on nii palju küsimusi. Kuidas sa suhtud sellesse, et ta veedaks rohkem aega vanglas? Ma tähistan seda. Ma loodan, et ta jääb sinna, kuni tema lapsed on vähemalt 18-aastased. Muide, rääkides vangis olemisest, üks asi, mida me selles saates käsitlesime, tulles tagasi Joosepi ja Kendra juurde, oli see, et paljud nende telefonikõned avalikustati. Ma ei tea, kas sul oli võimalust mõnda neist kuulata. Ma kuulasin meid kõiki. Mida sa neist arvasid? Jumal küll. Okei. Noh, kui palju sul aega on, Jessi? Las ma räägin sulle. Nad olid nii kurvad minu arvates. See on minu isiklik arvamus, aga ma tundsin, et Joosep oli nendes olukordades äärmiselt isekas. Ta ei näidanud Kendra vastu mingit hoolivust. Tead, Kendra pidi küsima, kas sa armastad mind ikka veel? Jaa. Mõttes karjun. Kendra, kas sa armastad iseennast? Siin on keegi, kes väidetavalt võis 9 aastast haiget teha. Kas sa armastad iseennast piisavalt, et sellest vabaks saada? Tead, ma olen seda ka teistes taskuhäälingutes öelnud, aga see on tema aeg särada, eks ta saab neid lapsi kaitsta. Ta saab sellest olukorrast välja tulla, kui see on õige, kui on süüdimõistvad otsused ja kõik muu. Ja ma lihtsalt ei tea, mis juhtuma hakkab. Ma loodan Jumalale, et ta tuleks mõistusele ja näeks seda teksti sellisena, nagu see on. Kas sul tekkis tunne, et kui ma mõtlen, nad olid väga ettevaatlikud, et mitte süüdistuste sisu selgitada, sest nad teavad, et kõik salvestatakse. Ma mõtlen, seal öeldakse, et seda liini salvestatakse. Aga kas sa said aimu, kuidas nad võivad Arkansase süüdistustele läheneda? Milline võib olla nende arusaam sellest, kuidas nad seda näevad? Noh, ma tean, et ma nägin oma onu saadetud e-kirju, kus ta ütles, et see on naeruväärne, et Kendra süüdistuse sai, see on naeruväärne, et ta arreteeriti, nagu me vaatame, kas me saame need süüdistused tühistada, umbes sellist asja. Aga mõtle jälle sellele, kuidas last kaitsta, eks. Mis on hea, mis on halb ja kus sa tõmbad piiri öeldes näiteks, et okei, ma olen hea lapsevanem, kui ma toidan oma lapsi. Ma olen hea lapsevanem, kui ma kaitsen oma lapsi kiskjate eest väidetavalt. Tead küll, kus see piir siis on, sest ma arvan, et see algab sellest, et sa tabad, et nad on iga päev oma elus turvaliselt hoitud, kaitstud, armastatud ja nende eest hoolitsetakse. Ja kui nad ei ole, siis peame olukorda põhjalikumalt uurima. Lihtsalt mul on neist lastest väga kahju, ma pole neid kunagi kohanud, aga mul on neist väga kahju. Ja ma lihtsalt loodan, et nad on kaitstud, kus iganes nad ka poleks.
Amy, sa oled olnud nii helde oma ajaga ja tõesti nii avatud selle teemaga. Suur aitäh sulle, ma tõesti hindan seda. ja ma ootan väga, et saaksin seda jagada meie vaatajate ja kuulajatega, et nad saaksid sinu vaatenurga kogu sellele loole. aga suur aitäh sulle! ei, aitäh sulle, Jesse! Veel kord aitäh sulle, Amy Duggar King, väga hindan seda. Ja aitäh ka kõigile teile, kes meid selle juhtumi puhul jälgite. Praeguseks ongi kõik siin Sidebaaris. Palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti võite meid vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23:00 idaaja järgi. Kohtumiseni järgmisel korral.